lükkab seda, sellepärast et see on hästi huvitav, kuhu ai hakkab lükkama metoodikat. Sest et mina iseenesest tunnen, et ma tahaksin nagu elada sellises koolisüsteemis, kus sisuliselt on nii, et lapsele õpetatakse, kuidas oma aju kasutada. ehk siis, et kuidas sinu aju töötab selleks, et sa saaksid tulevikus nagu tegutseda tulemuslikumalt, mitte ei topita teadmisi sisse, vaid kuidas su aju tegelikult, ajukeemia, kõik see nagu keha, kõik see töötab, et sa saad nagu rakendada seda nagu ükskõik mis teadmiste korral, vaata. et aga noh, ma ei hakka, ma olen vahepeal mänginud mõttega oma kooli teha. No vaata, siis ei ole, on ikkagi õpetaja jaoks nagu ka kogu seda metoodika. Ja. Sellepärast, et mina katsetasin mingite asjadega, kas või selle samaga, et küsin õpilase käest, et vaata, et meil on täna selline materjal, kuidas sa selle nüüd läbi töötad. Ja, täpselt. Mida sa teed või mis see koju endale jätta? Et okei, teeme praegu katse, et kas on, noh, mis on sinu valik, aga minu programm ees näeb ette seda, et ma pean talle Ja, teemad läbi tegema ja kõik. Keeruline ja minul tekkis ka käed. Nii, Targo, sa otsustasid koju minna vahepeal või? Jah, suht jahe oli seal siis nagunii tahtsin teha söögipausi ka ja siis tundus mõistlik. Jah, vist on. Kevad on jah siuke, et ma panin hommikul radika sisse, aga see on nagu teil ei läinud käima. Okei, selge. Mul on kodus natuke parem setup ka, mul on hea arvuti ja 2 monitori siin. Ja, ta on tavaliselt nii ja naa. Setupi koha peal ka. Nii, aga igaüks teist räägib, mis on see üks asi, mida ta õppis siis enda kohta hommikusest osast. Et enne kui me lähme edasi, siis ma tean, kus te olete ka. Nii, kes tahab alustada? Mis on see üks asi, mis õppisid nagu olulist enda kui ettevõtja kohta? Täpsustame küsimust. Enda kui ettevõtja kohta, mis sa õppisid üks asi? Eneseanalüüs. Ja, aga mis seal konkreetsemalt? Tagasivaade nii-öelda, kust tee algas. Et kuidas sa oled jõudnud selle kohani, kus sa praegu oled? Tuletasid meelde. Nii. Pigem ka võib-olla midagi sellega seoses, sest kuna see minu töökogemus on väga pikk, siis kipub lihtsalt teatud asja ära unustada. Ja ma saan aru, et kui ma nüüd hakkan seda kirjutama seal ka, et mul on siin paberi peal või väga, noh, ma olen eeltööd mitmes ära teinud, et ta on väga kitsalt koos, et mul on vaja seda natukene põhjalikumalt ja laiendada, et ongi, et iseendale ka teatud asja tuletada, kust ma selle saanud olen, nagu palju seda on. Nii, Targo, mis sina õppisid? Ma ei ole kindel, kas ma kasutaks sõna, et ma õppisin, aga tore oli kuulda, et need mõtted, mis ma kirja panin, olid soravalt paberile saanud ja neid oli lihtne lugeda ja andsid mõtte edasi. Okei, et sul oli juba äriplaani nii-öelda midagi olemas juba, jah? Ei, ma täitsin seal koha peal, aga Mirjam luges selle läbi ja siis ta ütles, et piisavalt hästi tehtud. Okei, väga hästi. Õppisin, et olen tubli. Kui ma tahan. See on alati hea teadmine, et oled tubli. Kas ja kui palju Mirjam rääkis teile siis esimest korda on võimalik taotleda ettevõtlusmeetmest, uuest ettevõtlusmeetmest rahalist tuge? Ta rääkis sellest, ei rääkinud. Kas te soovite rohkem infot selle kohta? Võib rääkida küll, kuigi tegelikult reaalsusest on see, et Kristi oli ainuke, kes otsustas hommikul, et ta ikkagi tahab sealt EVAK-ist raha taodelda, aga ja teised ütlesid aga ta oli väga enesekindel, et ta jõuab kõik asjad tehtud. Aga hoolimata sellest, et teised me vist, kes kohapeal olid, arvasid, et me saame oma vahenditega hakkama, siis ma arvan, et on tore ikka kuulata, et kus see raha maas vedeleb, et kui peaks tekkima tungiv soov seda üles korjata, et siis kuidas see käib. Ja ma hea meelega esimest korda pitchiks teile ka, nagu, et kuna see meede on minu enda poolt välja
töötatud, et see ei ole nagu riiklikult kuidagi nagu toetatud või midagi sellist, ehk siis, et ma kasutaks seda ruumi, et saaks tagasisidet teilt ka, et kuidas see tundub. Ettevõtlusinglid on siis meetme nimi ja 30. aprill on teil võimalik siis esitleda oma äriideed ja plaani ettevõtlusinglitele ehk investoritele. Et investoriteks on siis ruumis ettevõtjad, tegutsevad ettevõtjad, kellel on soov ja tahe toetada alustavaid ettevõtjaid. Neid investoreid on mul palju rohkem kui inimesi, kes on 30. aprill seal ruumi tulemas. Te olete nii-öelda põhimõtteliselt ainukesed, aga investoril siis on huvi toetada alustavat ettevõtjat 1000 kuni 7500 euro ulatuses. Sest see on see summa, kus mina nagu tunnen oma kogemuse põhjal, et käivitamiseks võib olla nagu vajadus. Et kui Töötukassa meede on see, et sul on 6000 ja siis, kui sa kirjutad selle äriplaani ära, siis mõistlik on 6000 küsida, aga tihti inimesed kirjutavad täis seda, sest neil tegelikult et selleks, et nad käivitada saaks, ei ole vaja 6000, et neil on kasvõi vaja tavalist normaalset arvutit, kui neil ei ole 1500, 2000 eurot. Ehk siis, et see summa sõltub sellest, kes siis soovib seal kandideerida sinna ettevõtlusmeetmesse. Ja ettevõtlusmeetmes kandideerida ehk istungile, komisjoni istungile pääsevad need, kes on baaskursuse läbinud, ehk siis teie oletegi sellel baaskursusel esimesel lennul. Järgmisel nädalal võib-olla tulevad mõned veel väljaspoolt Töötukassa süsteemi juurde teile, aga üldiselt esimene lend. Ehk siis see baaskursuse ajal 8 nädala jooksul, siis te koostategi Mirjamiga eelkõige selle äriplaani. See on üks eeltingimustest koos finantsprognoosiga, et see on täidetud ja see on ka selle jaoks vajalik, et see baaskursus annab nagu sellest nagu täidab mingid lüngad sinu ettevõtluse teekonnal ära, mida meie näeme, et inimesed teavad ennast kui spetsialisti, nad teavad valdkonda, kuhu nad sisenevad, vähem või rohkem, kes teeb karjääripööret, siis talle tundub see nagu uus, aga ettevõtja vaatepunktist lähtudes aitab see äriplaani ja õppeprotsess vaadata sedasama valdkonda teise pilguga, ettevõtja pilguga, mitte kui spetsialisti pilguga. Ja kui siis see baaskursus on nagu läbitud, siis lõpebki siis äriplaani kaitsmisega seal istungil. Ja siis meie ei otsusta mitte midagi, investor ise otsustab seal ruumis, kas ta leidis mõne idee, mida rahaliselt toetada. Ja see on sellisel tingimusel ettevõtluslaen oma olemuselt, et ta on tagastatav nagu rahaline tugi, et ta ei ole nagu toetus, ta on laen. Et esimesed 3 kuud siis seda laenu tagasi maksma ei pea. Ja pärast seda 3 kuud on maksegraafik kehtestatakse müügitulu protsendi pealt. Ehk siis sisuliselt sa maksad seda laenu tagasi oma kasumi arvelt. Ehk siis sul on 3 kuud aega, et käivitada oma ettevõtte ehk siis jõuda esimese maksva kliendini ja pärast seda sa siis maksad seda laenu tagasi, aga siis arvatavasti hinnanguliselt 20 kuni 50% müügitulult. Et see ei ole selline laen, et sa põhimõtteliselt maksad tagasi ja sul ei ole tegelikult käivitamiseks raha, et sa saad oma ettevõtet arendada samal ajal. Ja see maksegraafik ja kõik need tingimused, mitu protsenti müügitulust, mis summa on, selle sa teed investoriga lepingu ise. See on juriidiline pool, ma ei ole finantsasutus ja ma ei kavatse selleks hakata, aga iga ettevõtjal on võimalik tegelikult nagu, kuidas ma ütlen, igal ettevõtjal on võimalik laenu anda, ettevõtluslaenu välja ja siis ta teeb need lepingud ise. Seega, see tähendabki, et ta annab sulle selle laenu, tingimused lepite omavahel kokku ja kui maksegraafikus tulevad nihked, siis see on selline leping, mis ei aegu. Et kui sa ei suuda esialgset maksegraafikut kinni pidada, siis sa maksad senikaua, kuni makstud saab. Ehk siis, et see nagu ei aegu, aga me loome maksegraafikuga sellise positiivse surve tegutseda. Ja teine nagu kolmas oluline tingimus on see, et raamatupidamise teenuse
sa ostad sisse teatud raamatupidamisbüroost. See tagab selle ligipääsu, et muidu ma ei saaks lubada investoritele seda, et müügitulud protsenti. Noh, kes see teab, mis see on ja kus on. See, et mõni raha sulas liigub, see on savi, see on nagu noh, et me ei ole nagu mingi riigiasutus, aga et müügitulu protsendi jälgida saab raamatupidaja ja raamatupidamise teenuse sisuliselt ostate siis minu büroos sisse, mul on tiimis raamatupidajad. Ma julgeks öelda, et me oleme suhteliselt soodsad ettevõtjasõbralikud, et see raamatupidamise teenuse hind ei ole kindlasti see koht, kus me teenime ropult sinu tegevuse pealt, vaid pigem meie tiimis on raamatupidajad, kes on ise ettevõtjad. Meie vaade on hästi ettevõtjasõbralik, ehk siis, et me ei julgusta sind makse rohkem maksma, nagu te eelmine kord raamatupidamise töötoas nägite, et minu raamatupidamise vaadet. Ehk siis, et see on samamoodi, mu tiimil on samasugune raamatupidamise vaade, ma olen koolitanud neid selliselt. Ehk siis, et siis on meil raamatupidamise teenuse kaudu tegelikult ülevaade jooksvalt ettevõtte finantsasjadest ja me sisuliselt saame ette valmistada ka internetipangas need maksekorraldused, see, kas kuna sa maksad investorile tagasi, on sinu enda otsus, ikkagi juhtimisotsus. Aga me saame ette valmistada need protsendid ja asjad, mis teil on, noh, edastad meile graafiku, me paneme need ülesse. See, kas ülekande sa teed, on sinu enda juhtimisotsus, et sinna nagu me ei sekku, aga meil on info ülevaade olemas raamatupidamise poole pealt. Ja see on see põhjus, miks investorite jaoks tundub see väga põnev viis toetada alustavaid ettevõtjaid, sellepärast et minu nimi läheb karantiina juurde. Et see ei ole nende jaoks kiire raha, aga see on suhteliselt kindel raha, sest leping ei aegu, kuna lihtsalt võib-olla ma olen ise sarnastel põhimõtetel laenu andnud välja. Üks leping, mis pidi 5 aastat tagasi lõppema, on siiamaani, aga summa oli 7500 ja tiksutabki mulle 30 euro kaupa. Ja mul on okei, vaata, et noh, ma andsin laenu selle teadmisega, et noh, on riskid, on ju. Ehk siis investorina ma olen valmis ootama, et kuna see raha tuleb, aga ma tean, et ta maksab tagasi. Et sellisesse võimalust ma pakuks ja siis hakkabki nagu investoriga koostöö ja üldiselt investoriks ehk ettevõtlusingliks ei hakka suvalised inimesed. Nendel on tavaliselt niisugune mentori geen natukene sees. Ehk siis võib juhtuda, et sa saad sellise investori, kes on ka su mentorina toeks. Ma ei saa garanteerida seda, aga üldiselt, kui neil on huvi, siis nad ikka vahepeal küsivad, kuidas sul päriselt läheb ettevõtlusega. Ja mina julgustan teid nagu katsetama, et siis investoreid praegu on kindlasti 5-6 tükki. Ma pean vaatama, kas neil kuupäev sobib. Nemad on tulemas 30. aprill mai ja mina olen ise ka tulemas. Mul on ka valmis oleks rahaliselt seda meedet nagu toetada. Ehk siis me tuleme ruumi ja teil on võimalus äriplaani esitleda ja me enne hommikul teeme läbi, et mis seal on ja me jooksvalt räägime ka, mis seal esitluses võiks olla. Et see esitlus ei ole selline, et sa peaksid mängima seda kõvat naist ja meest, ütlema, et mul on kõik nii hästi. Ma tean, et ma olen edukas, vaid pigem selline, et ma tean, mis mu tugevused on. Ma tean, milles ma tuge vajan ja ma saan aru, mul on välja mõeldud, kuidas ma lahendan need asjad niimoodi, et ma olen edukas. Et noh, et sellist nagu esitlust, et sooviks. Aga täpselt detailid saame jooksvalt. Nii, kuidas tundub? Esimest korda pitchisin teile. Kuidas tundub selline meede? Ma korra küsin, mis see kogemus ütleb, et see intress tavaliselt sellise laenu? No, tavaliselt ma ei ole isegi otsustanud iseenda sees, aga mina ise olen 15 on maksimum, 15% intressi. Ja, et ta ei ole kindlasti nagu pangalaenuga ta ei võistle ja kodulaenuga, aga jah, et 15% kuskil. Mul on enda peas, aga ma pean arvutama täpsemalt läbi, et mis see protsent on, see on hea küsimus ka ära otsustada, see on otsuse koht. Toime küsin, mille baasil sa arvutad või mis see lähenemine võiks olla? Ongi, et see summa, mis antakse laenu, ehk siis 1000 ja siis 15% pärast rohkem tagasi. Et siis arvutada praegu. Et siis see nagu 1000 korda
paneme 1,15 on ju, 1150 tagasi. noh, et 150 eurot on intressiosa 1000 euro puhul, hästi nagu noh. see on ja siis terve perioodi miinimumperiood, jah, miinimum ongi siis 6 kuud, ehk siis, et me võtame, et 3 kuud pärast seda, kui sa saad selle 1000 eurot, mängime 1000-ga läbi, on ju. et kui sa saad 1000 eurot, siis 3 kuud on aega sul maksev klient saada, siis sa tagasi ei pea maksma ja pärast seda sa siis on sul võimalik, et minimaalselt 3 kuuga, ma usun, et inimesed suudavad minimaalselt, aga arvatavasti läheb rohkem, et ise otsustad, mitu protsenti müügitulust sa seda 1150 tagasi maksad ja mis perioodi jooksul. et see on, võib olla 3 kuud, võib-olla 6 kuud, aga ma veel mõtlen investoritega, räägin läbi, et 1000 eurot 2 aasta jooksul ei ole mõtet hajutada, on ju, et ta võiks olla ikkagi niisugune, et 6 kuud peale nagu saamist, on ju, et kokku see toetusmeetme periood on 9 kuud. et siis, et see müügitulu protsent on see, millesse ma tahan nagu kindlasti jääda nagu lojaalseks, et mulle tundub see mõistlik ja see ärgitab sind ka müüma nagu päriselt. nii, veel küsimusi? Töötukassal on vaata see, et OÜ-d ei tohi olla ja OÜ võib olla, ehk siis meil seda piirangut ei ole, ehk siis vahet pole, kas sul on OÜ, sa ei pea uut OÜ-d selleks tegema, et Töötukassa meetmel oli vanasti see on ju erinevus. majandustegevus võib olla enne, ei ole see, et sa pead uue asja ja nullist alustama, see võib olla, sa lihtsalt tahad käivitada sama idee nagu kõvemalt nii-öelda. Neid piiranguid meil ei ole. Osta selle raha eest võid mida iganes tahad ja ma arvan, et investori vaates on ülioluline, vähemalt need ettevõtluslaenud, mida mina ja mu mees oleme andnud. meie jaoks on nagu ülioluline teada, kuhu see raha läheb, mitte noh, et see annab nagu teatud selle, et okei, et kas ta kasutab seda lihtsalt, läheb toidupoodi selle rahaga või siis sellel on mingi nagu reaalne nagu tulemus, et see raha on investeering, mitte nagu kulu, lihtsalt kulutada ära ehk siis, et mul on nii palju lihtsam olnud raha laenata välja nendele, kes ütlevad, kuule, mul on vaja see konkreetne asi ära osta, mul on vaja nagu rahaliselt korraks seda tuge, on ju. et või siis mul on vaja sinna minna ja selleks raha saada, on ju. et kui, et investori vaates on see kindlasti oluline info, et ta teaks, kuhu see raha umbes läheb, aga seal ei ole piiranguid, kui Töötukassal olid mingid nagu need erinevad piirangud on ju, et kus ja mille peale võiks seda raha kasutada, siis meil nagu on vaba, et ükskõik mille peale, mis sina tunned, et sinu äri käivitamiseks on vajalik kulutus või investeering on täpsem sõna. nii, küsimusi veel? Ene, sul tekkis täitsa huvi, on ju? No igaks juhuks panen endale märku kirja, et põhimõtteliselt ma arvan, et mul ei lähe praegu vaja, aga. ja, et see oleneb ka ärimudelist, ehk siis, et mõnikord mõnel on nagu vaja, aga ja mõnel ei ole vaja, et selles suhtes, et mina ise olen oma ärimudeli ja täna me räägimegi sellest, kuidas ma olen oma ärimudeli niimoodi üles ehitanud, et ma suudan. jah, ehk siis, et kus mul on nagu see võimalus ise rahastada oma uusi ulmelisi mõtteid, et selles suhtes, et seal on omad loogikad, mille järgi ma näen, et ärimudel on hea, siis kui ta vastab nendele tunnustele, aga me kohe lähme sinna ka. nii, päris sujuvalt läks jah. nii, et ehk siis, et sa saad keset nagu niisugust koolitust otsustada, sest 30. aprill on sisuliselt ennelõunal saavad kaitsta need oma äriplaanid ära. kaitsmine on, pitching on nagu oma idee kaitsmine on ülioluline osa ettevõtluses, et sa oskad väljendada, nagu minagi väljendada oma mõtet selliselt, et inimesed saavad aru, mida sa teed ja kuidas sa teed. et see on ülioluline ja see nagu teatud närv heas mõttes selle esinemise eest, see on ka ülioluline, sellepärast et ettevõtjad on päris palju peavad esinema ehk siis, et sellist esinemisnärvi võib olla vaja treenida.
et 30. aprill niikuinii te kõik kaitsete. Küsimus on see, et kas te kaitsete oma grupi ees ennelõunal või siis kell 1 katsetate investorite ees. Ja lihtsalt, ja see on ka okei, kui te ütletegi, et ma tegelikult ei vaja, aga ma tahan kogeda, et kuidas investorite ees kaitsta oma äriideed ja nemad küsivad küsimusi ka, et nemad on tegutsevad ettevõtjad. Mul on praegu ettevõtlusinglitena kirjas on teedeehituse suure ettevõtte üks juhtidest, kes ütles, jaa, ma kohe tahan olla ettevõtlusingel. Põllumajandussektorist näiteks inimene, siis on mul lihtsalt, kes tegelebki investeeringutega, kinnisvarainvesteeringutega, et tema plaan, soov on tegelikult see üks oma investeerimisportfelli ühe suunana lisada juurde. Olen mina, mul mees, kes tegeleb ehitusjärelevalves tegelikult. Ehk siis, et kõike neid, need taustad on päris nagu erinevad, kes need investorid on ja mul on tunne, et neid investoreid on ruumis päris palju. Et ma ei ole avalikult veel jaganud seda väga palju seda infot, et see on sihuke salaprojekt praegu teiega veel natukene saladusel. Nii, aga kui rohkem küsimusi ei olnud, siis lähme teenuse disaini ja tootearenduse. Teenuse disain on nagu kitsam vaade, mina võtaks seda kui ärimudeli arendust. Ma olen disaininud enda jaoks välja sellise toimiva ärimudeli loogika just sellest lähtuvalt, et mida me inimestena vajame. Te kõik olete kuulnud Maslow vajaduste hierarhiast, on ju. Ja arvates on päris põhjalikult nagu tõestatud, et kõik inimesed toimetavad selle järgi. Ehk siis meil on Maslow vajaduste hierarhias on sihuke kolmnurk, ma võin otsida sellega nagu ilusti kohe siin välja mingi. Nii. Võtamegi selle sihukese pildi ette. Internetis on neid päris palju. Lapsed veel ei ole jõudnud. Nii. Ja siis võtan pildi lahti ja jagan teiega ekraani. Nii. Ja vajaduste hierarhia on siis selline. Maslow vajaduste hierarhia algab, all on suured kastid, on turvalisuse ja füsioloogilised vajadused. Üleval keskel on siis sotsiaalsed ja kuuluvusvajadus ja tipus on siis tunnustus ja eneseteostus. Ma olen need nagu kastikesed jaotunud tegelikult ise 3-ks, et ärimudeli kontekstis, mis tähendab seda, et esimene tase ärimudeli kontekstis on siis turvabaas, ehk siis need 2 alumist lahtritest. Teine aste on siis säraprojekti, kus siis kuuluvusvajadus, sotsiaalsus ja kuuluvus. Inimestena meil on see oluline vajadus, et me tunneksime, et me kuulume kuskile ja meie ümber on inimesed, kes mõistavad meid, aktsepteerivad meid ja armastavad ka seal juures. Ja viimane lahter on siis ärimudeli kontekstis siis sisemise geeniuse suund, mis siis täidab ära inimeste eneseteostuse ja tunnustusvajadust. Ja mida meil ettevõtluses räägitakse vähem, on see, et inimesed tegelikult ei ole võimelised, suutelised pikaajaliselt keskenduma eneseteostusele ehk siis selle Maslow vajaduste hierarhia tipule, kui nende alumised baasvajadused ei ole täidetud. Jah, see tundub hästi nagu lihtne ja loogiline ja ettevõtluses me koheselt hakkame mõtlema, meil tuleb suur geniaalne idee, ehk siis me hüppame siia eneseteostuse tunnustusvajaduse tippu ja kui te olete töötuna arvel, siis ilmselgelt see turvalisuse ja füsioloogiline vajadus, seal võib olla mingid piirangud ees. Ehk siis, et turvalisus füsioloogiline vajadus tähendabki seda, et sul on stabiilne sissetulek, sul on katus pea kohal, sa tunned ennast nagu ellujäämiseks vajalik on kõik olemas, et sa nagu ei pea igapäevaselt mõtlema
kus need asjad saavad arved makstud, et Eesti kliima ei kannata nagu õues elamist. Ehk siis, et kuskil soojamaal jah, ma võin nagu mängida seda mängu, et mul ei ole vaja kodu, aga Eesti kliimas elades ma ikkagi pean oma füsioloogilise ja turvalise vajaduse all mõtlen seda, et mul on kodu, kus elada, kus ennast turvaliselt tunda ja mul on mingi hästi baasiline sissetulek ikkagi olemas selleks, et ma ei oleks näljas. Või kui me oleme kõik siin täiskasvanud inimesed, ehk siis, et meil on ka kellel vähem, kellel rohkem pere, keda me peame ikkagi nagu võtame vastutuse seal ka nende vajaduste eest. Seega, et äris tihti unustatakse ära, et okei, mul on vaja seda geniaalset ägedat äriideed ehk siis ennast teostada, saada see tunnustus sealt kaudu, aga need baasilised vajadused tegelikult ja seal see kolmnurga puuduvad osad ei luba meil pikaajaliselt seda eneseteostuse projekti juhtida. Me närvisüsteem ei pea lihtsalt psühholoogiliselt vastu. Et kui me igapäevaselt tegeleme ellujäämisega, siis ükskõik kui tahtejõuliselt, kui distsiplineeritud, kui äge idee meil on, me tegelikult pikaajaliselt ei suuda seda ägedat ideed teostada. Ehk siis, et minu silmis see tähendab, et me oleme ehitanud õhulossi. Me oleme oma äri ehitanud ideele õhku. Startupid on enamasti, nad on ehitanud oma äriidee tegelikult õhku, lootes, et küll kunagi vundament alla tuleb. Ehk siis, et see vundament, mille peale seda nagu rahaliselt ehitada, küll see ärimudel tuleb, mille peal see startup hakkab raha tagasi tooma. Ja see kõlab loogiliselt noorte puhul, aga kui ma olen juba selles vanuses, et mul on ikkagi endal pere, siis see ei kõla loogiliselt mulle. Ehk siis, et ma tahaks ise võtta vastutuse selle osa eest. Ja mis eristab töötaja mõtteviisi ettevõtja mõtteviisist? On see, et ettevõtja ei oota, et keegi teine hoolitseb tema turvalisuse ja vajaduste eest. Ehk siis, et töötaja rollis sa tihti tead, et tööandja kohustus, vastutus on sulle tagada see kasti alumine osa. Kord 6 palgapäev tagab ära. Kas ta rahuldab sind või mitte, see on eraldi küsimus, aga sisuliselt töötaja mõtteviis on see, et keegi teine ehk siis tööandja toob mulle selle turvatunde. Ettevõtja kõige nagu siukse mõtteviisina muutus, mida ma soovitan, mis teebki sinust nagu hea ettevõtja, on see, et sa saad aru, et sina ise oled vastutav oma turvatunde loomise eest. Sina ise pead selle raha majja tooma. Et mitte keskenduma ainult siis nende suurtele grandioossetele tulevikuprojektidele, eneseteostusele, aga tegelikult sul ei ole raha, et homme süüagi poest osta. Ehk siis, et see on nagu see ettevõtja vastutuse koht, et sina pead ise tegema valikuid nii, et sa saad aru, et kuskil on vaja raha, et süüa osta ja see ei tähenda, et need grandioossed suured ideed ehk siis see sisemine geenius ei peaks olema tegemata. Ma ei käse teil kõigil minna nagu turvalisse tsooni tööd lõhkuma, vaid vastupidi. Et kui me hoolitseme kõigepealt selle vundamendi eest, siis me saame ehitada maja ehk siis ärimudeli, mis püsib ja mis on turvaline. Aga kui me hakkame mingit suurt plaani, visiooni taga ajama, tulevikus lootusest raha on ja meil igapäevaselt me ei tule oma eluga tegelikult rahaliselt, finantsiliselt toime, siis see on lihtsalt keerulisem. Ma ei ütle, et see on võimatu, aga see on ebamõistlik, energiamahukas. Ja kui me räägime sellist turvabaasi poole pealt, siis stabiilse sissetuleku poole pealt on erinevaid allikaid. Kui sa oled täiskohaga ettevõtja, siis sinu kohustus on luua see turvabaas endale. Teine viis on see, et kui sa oled kuskil töötajana, siis see turvabaas tulebki sealt, ehk siis sinu ettevõte võibki teha neid eneseteostuse ja kuuluvusvajadusega seotud asju ainult. Ehk siis, et sellel ettevõtlusel ei ole seda funktsiooni, sinu tööandja annab sulle selle funktsiooni, selle turvatunde. Kolmas variant on erinevad toetused, vanemahüvitised, töötukassa töötuskindlustushüvitis, see on ka turvabaas. Ta on teatud stabiilne raha, jah, loomulikult ta ei ole mingi see raha, millega sa tahaksid igapäevaselt ära elada, vanemahüvitis võib olla see raha loomulikult, aga ta ei ole seda. Et see võib ka olla see turvatunde taga.
ja esimene harjutus teile, mida ma sooviksin, et te võiksite teha, oleks see, et mis on see summa, hästi ausalt, mis on see summa ühes kuus, mis on sinul ellujäämiseks vajalik, ehk siis miinimum. Et kui meil on vaja, et kui sul on vaja lühiajaliselt toime tulla selle rahaga ühes kuus, siis sa tuled tegelikult toime. Jah, sa ei ole rahul ja raske, sa pead hoidma kokku, säästma, aga see on see ellujäämiseks vajalik summa. Et mõtelge korra oma peas ja kui te kõik oma need nagu mugavuse asjad, elukvaliteedi asjad ja kõik need nagu maha nopite, mis on see miinimumsumma, mida te ühes kuus rahaliselt vajate. Ja kui teil on summa teada, siis te võite minuga jagada. Ma korra tahaks täpsustada, et need mugavusasjad, ma ei tea, kas autode asjad lähevad sinna alla, et kui mul näiteks mingid liisingud ja. No jah, kui need on, et sa võid panna need sinna sisse, et eriti kui sul on lapsed ka, siis ta ei ole nii väga mugavus juba. On väga vajalik. Et jah, et kui teil on mingid laenumaksed, liisingud, kohustused, jätke need selle summa sisse. Jah. Ja minimaalne. Nii, kes on valmis jagama oma summat? Jah, mingi 350. Jah, alati on grupis, kellel on kuskil 350–400 euro juures siuke. Ei ole mingeid väga suuri kohustusi peal, ongi, et ei ole nagu väga palju pere ja kõik need asjad. Vool on selle elementaarne asi, et aga ikkagi ei lähe väga palju kõigemaks. Nii. Ma ei ole üksi. Mul on abikaasa ka. Ja. Et siis selles mõttes see sügise osa, mis oli, me saime hakkama, oli küll kitsas, aga me tulime välja sellega, et ma sain selle töötukassa toetuse. Nii, mis siis? Oligi enam-vähem 400 kuskil seal. Jah, 400. Ehk siis, et kui sul on nagu kaaslasega koos, siis sa saadki otsustada 2 viisi. Et kas sa võtad seda, et mida sina vajad ja kaaslane tegelikult on turvabaas sulle. Ehk siis, et väga palju naisi, olgem ausad, tänapäeva ühiskonnas ikkagi toimetavad nii, et nende turvabaasiks ehk siis need alumised Maslow vajaduste hierarhia kastikesed on täidetud nende mehe poolt. Ja see on ka okei lahendus. Et siis see summa, mis sul on hästi nagu siuke nagu jah. Või siis teine lähenemine on see, et sa vaatadki, et okei, meil on pere eelarve, on ju, pool minust on minu vastutusel, vaata. Et minu pere tulebki näiteks, ma arvan, et meie pere tuleb kuskil 1000 euroga kuus ja siis, kui mina otsustan, et 50% sellest on minu vastutada, siis see minu summa on 500 eurot. Et mõlemad pidi on okei. Okei. Et Targa, mis sul on see summa? 3500 eurot. Alati on grupis, kellel tegelikult ongi, et see summa varieerub inimestel 300 kuni 3500. Ja kui me ei ole ausad endaga, vaat praegu te saite aru, et turvatunnet on Targol hoopis teiste rahasummadega võimalik saavutada kui sul. Ehk siis, et ja ettevõtluses ärimudeli disainis on ülioluline argument. Ehk see surve tegelikult läbi ettevõtluse luua tulu on Targol suurem kui sul. Tegelikult olgem ausad, rahaline surve on see, kellel on see ellujäämiseks vajalik summa suurem, temal on rahaline surve tegelikult suurem. Ja see on ka miks näiteks need, kes on kuskil tööl või siis on väikeste lastega kodused, et neil on vanema hüvitis peal, neil ei ole tegelikult heas mõttes survet üldse ettevõtlusega nagu õnnestuda, ehk siis tulu luua. Ettevõtlusega õnnestumise all mina mõtlen tulu loomine. Neil ei olegi survet, sellepärast et tegelikult see kastike on olemas, et neil ei ole otseselt survet. Küll aga, kui nad mõtlevad, et okei, rahalist survet mul ei ole,
mul on kõik hästi ja siis nad ei tegutse ettevõtlusega. Aga kui seal on üks väike nipp, kui nad hakkaksid ettevõtlusega tegelema mitte rahalisest survest, vaid eneseteostuse ja kuuluvuse survest, siis neil tekiks see tahe ja ka müügitulu sinna taha. Nii. Ja nüüd järgmine, liigume samm-sammult, järgmine ülesanne on teile, mina nimetan seda vundamendi ehk turvabaasi teenusteks. Et mõtelda, et mis on see teenus või toode, väga konkreetne, mida sa saaksid kas või nagu lähikuu aja jooksul hakata pakkuma, mis toob sulle sisse selle miinimumsumma ühes kuus. Mingid 5 mõtet. No. Teen juba näiteks. Jah, täpselt teed, jah. Ehk siis sinu jaoks ongi see teadmine, et see on sinu turvabaasi teema. Ma tean, vaatame, kas seal avab ärimudelit ka selle, et sul tekivad juurde mingid vaata, sul oligi tegevussuundade küsimus, et mis tegevussuunad sinna fookuseks juurde lähevad ja neile tekib funktsioon ärimudeli disainis. Nii, kuidas sul on, mis on see, mis on hästi lihtne nagu turvaline raha, mis tuleks selle 400 euroga, oli sul vist 400 eurot. Ja, aga mis see tegevus oleks? Konsultatsioon, prognoosid. Jah. Okei. Ehk siis, et Seebul, Targo, mis sinu teenus oleks? Seoses selle ettevõttega, mida ma olen mõelnud, et võiks alustada, siis tõenäoliselt tänavakivide paigaldus võiks olla see. Ja turvabaasi ehk vundamendi puhul on ülioluline valida selline teenus, mis on spetsialistina sul väga lihtne. Sa spetsialistina oskad seda. Seal on teatud kindlad tunnused. Minul on see teenus raamatupidamise teenus. Ma olen 20 aastat teinud. Te võite öösel mind üles äratada ja ütelda, et kuule, mul on hädasti vaja käibemaksudeklaratsioon ära teha. Ma suudan seda teha pooluimaselt ära ja õigesti ka. Kui mul on kõhuviirus näiteks, siis ma suudan need deklaratsioonid ära teha, sellepärast et see ei ole lihtne ja see ei ole see, mida ma nagu igapäevaselt teen, aga kui on vaja, siis see ei nõua minu jaoks suurt pingutust selle asja tegemine. Ehk siis turvabaasi teenused on täpselt sellised teenus, et sa spetsialistina oled juba nagu nii kindel endas, et ükskõik mis seisundis, ükskõik mis ümber toimub, sa saad ära teha. Ja teine ülioluline tunnus võiks olla selline, et sa ei pea iga kuu otsima kliente, mis enne sinu puhul on nagu vaja disainida juurde. Et isegi kui sa oma valdkonnas tunned, et sa oled seal juba spetsialist, vaatame, kas meil on kastikesi veel, kuhu neid teenuseid panna. Sellepärast me disainimegi see ärimudelit. Ärge muretsege, et ei pea kõike oma asju ühte kasti üritamas panna, et valige, vaadake, mõtelge, et enda näitel kaasa, et mis võiks olla see turvabaasi teenus teie puhul, mis vastaks võimalikult palju nendele tunnustele. Ehk teine tunnus on see, et sa ei pea igakuiselt kliente otsima. Sellepärast jälle minu näitel raamatupidamine ülilihtne. Iga kuu raamatupidajat ei vahetata. Üldiselt on meil koostöö kõige esimese kliendiga on 13-14 aastat. Ehk siis, et seal nagu ma ei pea tõmblema, ehk siis aktiivne müügitöö tavaliselt kurnab. See nõuab pingutust, ekstra tegemist, et mingid nagu teenus on kas jätkusuutlik, ehk siis ta ei ole ühekordne. On näiteks seesama, kui sa jätad selle sama teenuse peale, siis igasugused sellised pikemad rühmaprogrammid, 10 korra asjad, et pikem protsess läheb sinna alla, et sa otsid korra kliente. Ja siis, ma ju otsin tegelikult raamatupidamise klienti ikkagi kogu aeg, aga mu maailm katki ei lähe, kui ei tule. Ehk siis ma olen lõdvestunud sellesse, et mul on kogu aeg raamatupidamise teenuse kaudu tuleb raha sisse. Ja 3. tunnus turvabaasil on see, et ta vajab võimalikult vähe. Ideaalne oleks, kui ta vajaks võimalikult vähe sinu kohalolu. Ehk siis, et seal ei ole seda, et ma müün oma tunni hinda. See on nagu, miks ta on 3, ehk siis
enamasti ma ei ole alustavate ettevõtjate puhul suutnud seda kohe leida. Noh, enamus valdkondades ei ole sellist. Ehk siis, et noh, see, mida sa praegu teed, et need hauaplatside teema on ju see, noh, seal on ikkagi, et sina teed. Et pigem harva on mingid asjad, kus tellid teenust sisse, aga see maksab, on ju. Et see kolmas tunnus läheb tihti siis, kui sa oled juba tegutsenud ettevõtjana ja sul tekib tiim, siis automaatselt sa vastad juba. Ehk siis, et ma osaliselt juba vastan sellele tunnusele raamatupidamise teenusega, et mul on valida, mul on 8 inimest tiimis, et nemad teevad suurema töö ära, mina teen väiksema osa. Et ma päris nagu noh, nii-öelda seal tegevusvaba ei ole, aga mul on võimalik liikuda, kui ma soovin. Eks need on need, mis alumise kastikese 3 tunnust võiks olla. Ja miks see eriti kolmas on ülioluline, on see, et see miinimum sissetulek ei võtaks liiga palju aega. Sest, et kui meie oma baasvajaduste eest hoolitseme 40 tundi nädalas, 180 tundi kuus, siis see on väga-väga väsitav, isegi kui ta tundub turvaline ja lihtne ja nii edasi. Kui keegi ütleks mulle, et tee raamatupidamist sama palju 40 tundi nädalas, 180 tundi, siis ma ei oleks raamatupidaja. Ma ütleks kohe ausalt, ma olen proovinud ka, ma ausalt ütlekski, et ma ei teeks raamatupidamist, sest raamatupidamise teenus ei sobi mulle. Noh, ja samas ma naudin seda. Ehk siis, et selle doseerimise hulgast sõltub sellest, kas me oleme valmis tegelikult seda spetsialisti taset endas päriselt vastu võtma ja kasutama. Kui ma tean, et ma olen raamatupidajana hea spetsialist, nagu sina tead, sa oled õpetajana hea spetsialist. Aga kui seda doseerida liiga palju, siis sa ei ole nõus olema õpetaja. On ju? Ehk siis, et minu hinnangul sinu turvabaasi alla võiks mingi õpetamisega seotud teemad minna. Ehk siis küsimus on selles, et see võib-olla on liiga, praegu on see läbipõlemisest tingitud ülekoormatusest selge nagu väsimus sees. Aga kui doseerida seda õigesti, siis see oleks väga hea. Ja järgmine haridus teile ongi see, et mõtelge nüüd enda aja peale. Seadusest tulenevalt meil on 40 töötundi nädalas. Minu hinnangul ei ole võimalik nii palju töötada. Efektiivselt. Töötada saab, aga sa oled zombi. Jah, ehk siis, et tegelikult ei ole võimalik, et mis on see ühes nädalas tehtav töötundide arv, mida sa ettevõtjana soovid töötada. Süke nagu, ja seal all võiks olla kõik nagu eneseteostusega asjad, võtame nagu nüüd laiemaks. Ehk siis eneseteostusega asi, et ma olen valmis nagu ühes nädalas nii palju töötunde tegema ja ma arvan, et see on jätkusuutlik, et kui sa mõtled, et sa ei vajaks enam mitte kunagi elus puhkust ettevõtlusest, mitu tundi nädalas sa siis teeksid. Minul on see 20 tundi. 15-20 kuskil. On perioode, kus ma võin ka öelda 25, aga ma ei usu, ma arvan, et ma läheks suhteliselt kiiresti hulluks, kui mulle tuleks peale keelde, et ma ei tohi tööd teha. Lihtsalt inimesena vaata, me tegelikult tahame midagi luua, me tahame midagi ehitada, me tahame midagi teha. Hommikust õhtuni diivani kaunistus tegelikult ei ole nagu lahendus. Jah, periood, jah. Mis on see töötundide hulk nädalas? Sul tõi 20. Jaa, sest kui ma mõtlen, et ma 5 tundi päevas teeksin, pingutamised siis külla. Jah, nii, kuidas teistel? See võib ka olla suurem kui 40, kui sa tahad. Ega me ei keela. Nii, seda otsa loomulikult. Minul on ikkagi see, et 50-60 tundi ka võiks teha, aga ütleme selline... Jätkusuutlik. 2 päeva ma olen siiski mõelnud, et on mul täiesti puhkepäevad, et ma võib-olla teen kodus asju, aga see on 40, et siis ongi täpselt see, et kui mul on projektid ära tehtud, siis mul on näiteks üldse nädal aega vaba. Jah, okei. Aga siis ongi see, et 40 tundi nädalas. Targo, mis sina tunned? Seda on tegelikult minu puhul päris raske öelda. Et ma arvan, et ideaalis see 40 tundub isegi nagu hästi. Reaalsus on see, et
ma olen ise päris palju oma elus töötanud juhtivatel positsioonidel ja töötanud ka niimoodi, et ma teenin komisjonitasu, mis on peamine osa mu siis sissetulekust. Ja siis ma olen märganud, et periooditi, kas näiteks kui ma raamatuid käisin müümas, siis seal tegelikult standard on see, et sa töötad 90 tundi nädalas ja niimoodi 3 kuud järjest, on ju. Okay. Aga see ei ole nagu täna pereisana jätkusuutlik ega normaalne. Aga ma lihtsalt olen ka täheldanud, et vahepeal nagu rohkem töötada ei ole mitte midagi nagu imelikku ega ebamugavat. Ja hea balanss ongi, et kui aeg-ajalt saadki siis võib-olla võtta vabalt see nädal-2 kasvõi puhkust, on ju. Aga et ma arvan, et ühesõnaga lühike vastus on, et sihuke 40 tegelikult tundub suhteliselt optimaalne. Ja eriti kui ma olen täheldanud, et kui ma teen asju, mis mulle endale huvi pakuvad, meeldivad, et siis tegelikult ma väga hea meelega töötan ka õhtutundidel, teen mingeid asju, olulisi asju ära, mis ei ole nagu, ei võta energiat, vaid pigem isegi annavad, ma ütleks. Ja, ehk siis, et see on nagu minu jaoks kõige olulisem muutus ettevõtja versus töötaja vaates. Ei ole olemas õiget tööaega. Ehk siis, et see, ma olen aastaid ikkagi teinud õhtuti tööd, siis on hea rahulik. Aastaid teinud ka pühapäeval, just siis on hea rahulik, et ma võtan nädala sees vaba päeva, mida iganes, on ju. Ehk siis, et see jätkusuutlik on see märksõna, mis peaks olema. See ei tähenda, et vahepeal ei tuleks rohkem tööd ja see töö võibki täita, ehk siis mitte väsitada. Okei, aga siis panime sulle ka 40 targole ja korruta selle 4-ga, ehk siis, et meil on kuus tavaliselt 4 nädalat, 160 tundi kuus, sinul tuli 80, poole vähem. Ehk siis nii. Ja kui me rääkisime, et ärimudelis mina rääkisin, et ärimudelis võiks olla 3 suunda ja me oleme praegu esimese juures, see on kõige nagu minu jaoks kõige fundamentaalsem. Siis tegelikult sellest töötundide arvust võiks see vundament ehk siis turvatunne, turvategevus maksimaalselt moodustada 1/3. Eriti tore oleks, kui ta võtaks 1/4 veel vähem. Ehk siis sisuliselt 25%, äärmisel juhul 33% sinu ajast. Arvuta välja, mitu töötundi kuus tuleb. Ehk siis 80-st, see ongi 25%. Jah. Või äärmisel juhul 30 on ka lubatud, 25–30%. Kui mina panen 30, tuleb 48 tundi kuus. 50 tundi kuus. Jah. Sorry, ma korra küsin üle, et mul hakkis, et mida me praegu arutasime, mis see 25–30% mu ajast. Palju turvateenuse peale võiks aega kulutada igakuiselt. Et see on 1/3 vaata ärimudeli sambast. Et siis on kuskil ta tuleb ju, kui 100% 3-ga jagada, siis tuleb 33,33, et ongi kuskil 30%. Nii, mitu tundi? Nädala aegu tööd peaks olema normaalne turvatunde taga. Jah, et see nädal aega tööd, et 1 nädala teed turvatunde asju on väga hea nagu peas kasvad loogika paika, et 1 nädala teed selle jaoks, et arved saaksid makstud, et sa tunned, et sa jääd ellu ülejäänud kuu ja ülejäänud aja sa teed säraprojekte ja sisemise geeniuse asju ja naudid elu. Ja see on ülioluline nagu vaata, kui palju koheselt tekkis nagu selgust, et mida ma tegelikult oma ärimudelis võiksin vaadata indikaatorina. Et see on sihuke nagu minu jaoks edu võti olnud. Et kui ma teen rohkem neid turvabaasi asju ehk siis raamatupidamist rohkem, mul on ka siis 80 tunnist, ongi, et 1 nädal on ju. Ja 20 tundi 1 nädal sisuliselt ma teen raamatupidamist.
võtan vastu, ta ütles, et ta ei helista, aga Tarmo helistab Trevorile. Et kui ma teen nädala raamatupidamist täiega, siis sellest piisabki. Noh, ja või ma jaatan ära, minul raamatupidamine on jaatatud tegelikult 4 tööpäevale, 2 päeva enne palkade deklareerimist, 2 päeva enne käibekaid. Ehk siis, et minul on 4 tööpäeva kuus, ma teen seda turvabaasi teenust. Ja nüüd hästi põnev asi, mida te võiksite arvutada, võta see miinimum ellujäämise summa, mis teil oli, oli 400, 350, 3500 ja jaga see selle tundide arvuga, et arvuta välja oma tunnihinne. See on tavaliselt naeruväärselt väike. Jah. Ja see on inimestel osadel, tavaliselt selles valemit ma kasutan ka pärast unistuste sissetulekute puhul. Siis kui te saate aru, et see tunnihinne on väga naeruväärselt väike, siis osadel tekib siuke nagu viha, mis mõttes. Tegelikult on asjad palju lihtsamad ja kui sa oled töötanud kuskil, siis sul tekib see arusaam, et okei, selleks, et tööandja saaks sind pidada palgal, toob sinu tegevus talle 4 korda rohkem raha sisse. On ju? Ja kui minul on ettevõtjana võimalik see 4 korda suurem raha, ma ei pea isegi 4 korda, mul piisab 2 korda suuremast rahast esialgu alustades ise saada kliendi käest, siis ma olen juba võidumees naine ettevõtjana. See on minu siuke põhimõte, miks ma käin vahepeal CV-keskuseid vaatamas. Iga ettevõtja käib vahepeal vaatamas, siis kui tal tundub, et kõik on liiga palju, ta ei tea, mida ma eluga peale hakata, siis neid hetki tuleb ka tegutseval ettevõtjal. Aga selle hetke ma saan aru, et okei, see töötasu ja see minu tunnihind, ma selle sama ajaga suudan luua rohkem raha. Ja nüüd te teate ka selle turvabaasi tunnihinnet. Ehk siis, et mis on need, mis hindega sul on mõistlik siis kliendi käest siis seal kandis küsida, et sul on tegelikult ellujäämiseks vajalik olema. Nüüd ma küsin uuesti eelmise küsimuse, mis on sinu turvabaasi teenus ja toode nüüd? Kui me oleme nagu lahti seletanud, mis see võiks olla, seal oli 3 tunnust. Üks oli see, et ta on spetsialistina sulle hästi tuttav. Teine oli see, et mis asi see oli teine? 3. ma tean, et oli, et ta ei vaja sinu kohalolu. Jah, ei pea klienti otsima, ehk aktiivmüügi kogu aeg ei pea tegema. Ja 3. oli see, et ta ei võta ajaliselt, on võimalik delegeerida tuleviku võttes, et ta ei vaja su kohalolu. Ja nüüd ta tooks sisse sinule siis 400 eurot, 350 eurot, Targole 3,5 tonni kuus nende tundide arvuga selle tunni hindega. Mis see oleks? Mina saan väga lihtsalt seda võtta, et ma teen ühe platsi ja mul on survada raha olemas. Ja ei ole, sellest ei ole ühtegi küsimust. Jah, no ongi. Ma just vaatasingi neid kalkulatsioone, mis Siilapakis ma just tegin, et siis jah, praegu ma saan... Üks plats kuus. Põhimõttelist, ei isegi vähem peab tegema, vaid pool platsi käes. Ei, aga see ongi see, et mina jällegi teistpidi talvel puhkan. Ja, vaata, see ongi see, et siis põhimõtteliselt tee see terve plats pool aastat, siis ülejäänud puhkad. Siis ta ei ole jällegi jätkusuutlik, et siis hakatakse kedagi teist juba palkama, kui see ikka nii kaua tööd teeb. Ja vaata, see on ka see, et see tegelikult, siin tulebki see aja perspektiiv, et sinul on tegelikult miinimumvajadus ühel platsile kuus. Kui tuleb rohkem tellimu, siis leia viis, kellele delegeerida ja sealt see turvabaas, vundament kasvab. Et põhimõtteliselt sa ei ehita enam endale maja, vaid tiimi kaudu sa ehitad omale linna. Et minul on vundament ikkagi linna jaoks juba valmis ehitatud. Nii, Ene? Ma olen ilge ülemõtleja. Ja see ülemõtlemine ongi seoses sellega, et ükskõik mida ma välja ei mõtleks,
mul on ikka kliente vaja. Ja. Isegi siis ka, kui ma olen õpetaja, eks ole, ma võtan kas või, mul alles tegelikult laps kirjutatud, vanem laps kirjutatud, eks ole veel ikka. Mulle on üks 7-aastane poiss, kes tahaks võib-olla hoidmist saada ja nii edasi. No ikkagi, kui mulle pakutakse, aga kui seda pakkumist ei ole või kui ma ei leia, siis ei ole ikka klienti. Jah, okei. Ehk siis, et see lapse hoidmise teema ja õpetaja teema, seal on mingi komboteenus, ehk siis ma ütlen, et jää sinna turvabaasis selle teenuse peale, lastega mingi asi, jää sinna peale lihtsalt. Ja. Lihtsalt turvabaas on, miks ta on ka oluline see, et kui me räägime sellest teadlikust ettevõtluse võtmes, siis ta on meie närvisüsteemi maandaja. Me tunneme, et see ei nõua meilt nii palju pingutust. Kaimar, seda ei ole, vaata. Et sa ise oled nagu chill ja seega su kliendid saavad läheneda, sest nemad tahavad seda chilli kogemust saada. Nemad tahavad, et nad teeksid koostööd inimesega, kes on nagu mõnus. Vaata, ta ei stresse üle, ta ei paanitse. See meeleheite komponent kaob sealt tagant ära. Ja kliendid tulevad. Minu raamatupidamise kliendid kirjutavad igapäevaselt. Ma ei tee mingit hullu reklaami. Jah, loomulikult ma olen turul olnud pikalt, et selles suhtes, et mul on omad turundusplatvormid ja asjad töötavad, aga esimesed kliendid tulid ka lihtsalt suvalised inimesed kirjutasid, kuna minust tekkis teadmine, et okei, ma tean tegelikult, mis ma teen. Ja chill. Nagu see seisund, ma ei oska teistmoodi. Siuke lõdvestunud chill. Ja see tõmbab kliente ligi, sa ei käi otsimas. Ja see on see magnet, miks turvabaas vundamenti, mille pealt klientidega suhet üles ehitada. Sa tead, mis teed. Kõik. Sa ei pea pingutama, tõestama üle, et vaata need saatuse koodid, need on natuke, teise koha pealt. Sellepärast ma ütlen, et paneme selle lastega ja õpetaja töö, sa tead, mis sa teed, sa oled aastaid teinud, aastakümneid, ma saan aru, teinud. Jah, tuusalt tulistada ja see ei nõua midagi. Aga see ei pane ka silma särama. Ehk siis turvabaas ei pea panema silma särama, ta maksab sinu arve. Aga ta ei tohi olla ka vastumeelne. Kui ta on liiga vastumeelne, siis tuleb sinu puhul, ma tean, saan sõnavara kasutada natukene laiemalt, on see, et siis tuleb tegeleda sul läbipõlemise traumaga, kui ta tekitab vastupanu. Sest et me ei pühenda 20 aastat mingile tegevusele, kui meil ei ole ette nähtud seda teha. See ei ole üle paari õpetaja lihtsalt vastikusest selle jala vastu. Ehk siis, et mingid asjad, kõik, mida me lähme kooli õppima, kõik meie CV-s olevad reakesed on meie enda loodud. Ehk siis seal on ressurss, et see, et ma olen kehakultuuri õppinud versus ja majandust, see ei tähenda, et ma ühte või teist ei kasutaks, ma kasutan mõlemat. Nii, ehk siis Targo, mis sinul see turvabaasi teenus siis, mis võiks vastata nendele tunnustele ja sellele teenuse sisule võiks olla? Ma tahaks öelda, et see teenus jääb ikkagi samaks, et tänavad paigad, jah. Aga ma tahtsin korra küsida, ma ei tea, kas me jõuame sinna ka, aga mulle tundub, et üks suurimaid väljakutseid alustavatel ettevõtjatel või probleeme on see, et tihtilugu luuakse endale töökoht. Et minu küsimus on pigem selles, et mida peaks tegema, et luua ettevõtte niimoodi, et sellest päriselt on head eeldused kasvada välja ettevõtteks, mitte et ma loon lihtsalt endale töökoha. Ja see võti ongi selles, et ma lubasin teile ainult turvabaasiga 25% tegeleda oma ajast. Ehk siis, et jah, me jõuame sinna vastus sulle, Targo. Ehk siis, et see ongi nagu üks lõks, miks Kaimar praegu on selles tegelikult sisuliselt. Ehk siis, et sul on võimalik need hauaplatsid teha, kui kliente jookseb peale, siis ma teen neid ja loon endale hea töökoha ja that's it. Ehk siis, et see ajakulu võiks jääda 25–30% sinu ajast, ükskõik kui palju sa tahad tööd teha. Mina võin otsustada homme, et ma teen ainult 10 tundi nädalas tööd, ehk siis 40 tundi kuus tööd. Ja 25% peab tulema turvabaasist. Et mul on arved makstud, olenemata, mis see summa on, vaata. Et kui mul oleks see summa suurem, siis seal see efektiivne süsteem taga, kuidas luua selle ajaga nii palju sissetulekut, peab hoopis teistel alustel olema. Aga kui sa oled alustav ettevõtja, siis ma soovitan ikkagi turvabaasi endale luua,
see suure tõenäosusega toob sulle kõige lihtsamad kliendid, sest sul on selles valdkonnas spetsialiteet olemas versus siseneda uute valdkonda. Aga sa pead ise jälgima, et sa ei läheks üle. Kui tuleb väga palju tööd sisse, siis sa leiad selle, et sa vähendad aega, delegeerid. Ehitad süsteemselt asja üles ärimudeli süsteemidega. Kui ma raamatupidamise taga mul ei oleks süsteemi, siis ma ei saaks, praegu on mul 100 klienti, aasta pärast on 200 klienti. Ja aega ma ei kavatse rohkem kulutada sinna. Ja see ongi see, kuidas ma seda lõksu nii-öelda iseendale tööandja töökoha loomise lõksu juba ennetan. Ja see ei ole ettevõtluse eesmärk, et selles suhtes on Targol õigus. Ja see ei ole üldse põnev ka iseendale töökoha loomine, andke andeks, ega see on põnev. Turvabaas on mõnes mõttes kõige igavam asi äri juures, aga samas ta on närvisüsteemi jaoks ja meie jaoks kõige olulisem, et kui meil on ikkagi arved vaja maksta, me peame poes käima, sööma midagi, siis see peab olema, vundament peab olema, kui see vundament on meil pragune ja ta on väga nagu põhimõtteliselt ainult ühe maja posti saab sinna ehitada, siis see ei kanna meie väärt, nagu see ei anna meile mitte midagi elus juurde ja siis me lähmegi tööle. Nii, liigume teise suunda juurde, on sotsiaalsuse ja kuuluvuse vajadus. Ma nimetan neid säraprojektideks. Ehk siis säraprojektid on siis sellised asjad ja mõtelge oma teenuste peale või toodete peale. See võib olla samas valdkonnas, kus te tegutsete. Või see võib olla täiesti teine valdkond. Teine puhul on see, et üks on see nagu traditsiooniline varasem elu ja nüüd see säraprojekti kaudu tuleb see uus elu sisse. Kaimaril ja Targol see võib jääda samasse valdkonda sisse, aga lihtsalt need objektid tekitavad elevust sinus, et need on nagu põnevamad. Ehk siis säraprojektid on siis need teenused või tooted, mis sa mõtled, kui äge, kui põnev. Ma tahaks juba seda teha, ma tahaks teada, kuidas seda lahendada, et sul tekib see elevus ja huvi sinna sisse, uudishimu. Ja et see, kui sa mõtled selle töö peale või selle teenuse või objekti peale, siis sul kohe tekib elevus. Et see on siis see säraprojekt. Ja esimene soov ei ole okei, ma teen seda sellepärast, et mul on vaja arved maksta, et ma tahaks tulust. Vaid see soov, miks sa seda teed, on puhtalt sellepärast, et see tekitab sinus elevust. Ja tegelikult sa võid ka seda tasuta teha. Et see tunne peaks olema, vaata osad ütlevad, et tee neid asju, mida sulle meeldiks ka tasuta teha ja tee selle peale ettevõtte. See on pool tõde. Ma ikkagi soovitan turvabaasi enne. Aga need säraprojektid, mis sulle meeldivad teha, need võiks olla sellise klausliga ka, et kui sulle pakutakse tasuta võimalus, siis sa oled isegi teatud variandil nõus. Aga see ei ole see eesmärk, on ju. Et see on midagi nii põnevat sinu jaoks, et see on ainukene, kui turvabaasil oli rohkem tunnuseid, siis säraprojektidel on ainukene tunnus see, et ta peab elevust tekitama. Ja kui sa mõtled selle peale, siis see on nii põnev. Klient tuleb, võib olla aktiivmüügi kaudu, aga ta tuleb sinu elevuse peale. Ta saab aru, et sul on see põnev ja tema tahab olla selle põneva teekonna juures. Ehk siis, et minu jaoks on keskuse ruumid on siis säraprojekt. Ma iga kord mõtlen, okei, see on täna siin miljonäri kontor. Järgmine kord võite tulla, et see ruumi sisustus on 100 korda ümber muudetud. Ehk siis, et siin on 6 erinevat ruumi, eelmine kord teises ruumis, et siin on hästi palju seda mänguruumi minule kui spetsialistina, ma saan kõike siia teha. Et mõtle, mis võiks olla see säraprojekt või suund sinu ärimudelis või objekt või mis tekitab sinust. Ja te peate nagu mulle müüma seda päriselt Targo nägu ma ei näe, aga et kui te tuimalt ütlete seda, siis see ei ole säraprojekt, see peab päriselt tekitama elevust. Ma võin öelda, et kui sa näeksid mu nägu, siis sul ei tekiks elevust, sest et ma ei oska sellele küsimusele vastata. Niimoodi või? Sa ei oska vastata selle küsimusele? Ei, no mul säraprojekt oleks hoopis teises valdkonnas. Jah, aga teekski, mängime selle, et ta ei pea olema, vaata, enamus ettevõtjatel on tegelikult mitu ettevõtet just sellepärast, et nad tegutsevad erinevates valdkondades. Ehk siis, et minu raamatupidamise teenus ei ole üldse seotud keskuse teenusega, vaata.
et täiesti teises valdkonnas, et ütle, mis on see sära projekt, mis on teises valdkonnas sulle, ütle siis see. Ma tõenäoliselt looksin kas arvuti või lauamänge. Kui äge. Väga hea. Tänavakivide paigaldusega ja tõesti seost. Kuigi klient võib olla sarnane. Maja omanikul on tavaliselt huvi lauamänge ka mängida. Kui kas sa tänavakivede paigaldamist pigem pakud eramajadele või? Jah, esialgu see on plaanis, sest et see tundub nagu lihtsam turg, millesse siseneda ja vajab vähem kapitali ja inimesi. Ja, seda küll. Okei, nii, mis ideele veel jõudis? No sul on saatuse koodid, on? Siin ei ole üldse küsimusi, sellepärast, et ma näen, kui see toimis minu peal ja kui ma näen, kui ma olen kellegiga rääkinud ja kui tema annab tagasisidet, et vau, kui sa teadsid, ma ei teadnud, siis sulle sisse kirjutatud on ja kui ma sellega tegelen, siis tegelikult nagu siin enne tuli läbi, ma võin õhtut teha ja ma võin ka poole ööni seda teha, aga ma peangi iseendale piiri peale panema, et oota, sul on vaja nüüd, sinu kehal on vaja puhata. Ja, see on see. Ja siuke pigem üks ühele töö on ju? Jah, või siis ka ma võin ka kogu seda materjali tutvustada. Mitte mingit probleemi. Nii, Kaimar. Lausa mitu tekkis. Nii, meil on üks suund veel, nii et sul on veel võimalik, 3 sammast on ärimudelil, nii et esimene paigas, teine ja 3 on veel lahti. Ma arvan, et mulle jääks vana teema kõige rohkem veel hingele. Ostan, müün ja vahetan ja alati õpid. Sest et ta on ka selline ala, kus tegelikult koolitarkust ei saa. Isegi ajalootunnist ei saa midagi väga kaasa võtta. Et olen jah selline üks valdkond, kus ma nagu nii olen. Okei. Ja ta ongi tihti nagu hobist välja kasvanud, vaata, et või isiklikust uudishimust soovist ja selles ei ole mitte midagi valet. Et säraprojektid hakkavad, nende rahastus tuleb tavaliselt turvabaasist. Ja kui ütelda nagu minu jaoks see nagu ettevõtluse teebki lõbusaks, et ma saan ise rahastada oma säraprojekte, aga ma ei tohi tööga lõhkuda, vaata. Et seal võiks olla mingi säraprojekti suunal, võiks olla mingi ikkagi rahaline sissetuleku suund, see ei ole põhipõhjus, miks sa teed seda, aga ta rahaliselt ikkagi võiks, et meil turvabaasil lubasin panna 25%, siis üks osa nendest võiks ikkagi säraprojekti peale ka panna, ehk siis, et ütleme sellise arvutusloogika teile ära, et mis on see ühe kuu summa, sissetulekute summa, mis sinu jaoks oleks unistus. Ja unistuste sissetulekud, mis et siis sa oleks nagu rahul. See on piisav, et sa tunnedki, et see on piisav tase minu jaoks. Võtage rahulikult see ja vaadake, et teil peab ikkagi tekkima see nagu reaalsus. Okei, see on ka tehtav minu jaoks, vaata, natukene mingi reaalsuse taju võiks olla. Mul on grupis ka inimesi, kes ütlevad 20 000, aga praegune sissetulek on neil 100 eurot, et seal on väga pikk maa minna. Et mingi siuke nagu reaalsusega kombatav sissetulek ideaalne. Samas ma tean, et see on see, et mul on olnud vahepeal, kui ma õpetajatööga seda tegin, siis ma peaks ütlema, et pigem oligi see, et see säraprojekt toetas lisaks veel, eks ole. Et mida suurem on sissetulek, seda suuremad on vajadus, et see tähendab, et seda suuremaks aina rohkem see siis kasvab, millega ma rahule jään. Aga lihtsalt esialgu ja kohe mingi võiks olla 3000. Ja lihtsalt, mis summa tuleb, et ta ei pea olema nagu hullult kalkuleeritud, mis summa tuleb, vaata eelmiselt kalkuleerisid 3000. Nii, Kaimar. Ma ei tea, kuna ma olen nii rahulik metsa keskel, et mul väga palju just on vaja, et selline... Lihtsalt nagu oleks mõnus, sa tunneks ennast hästi. Et sa ei pea nagu poest jälgima mingeid hindasid, sa tunneks ennast hästi. Ja, tahad, ostad lennupiletit, kui tahad. No mingi 2000. Minul on see 10 000. Aga sellepärast,
et ma alustasin seda harjutust, siis oli 1000 krooni. Ja siis ongi nagu see, et mina ise nagu olen seda harjutust teinud juba viimased 10 aastat vähemalt ja ma näen, kuidas see toimib. Ehk siis, et kui ma suudan enda peas võtta vastu selle summa, siis see summa muutub ka lihtsamini reaalsuseks, sest mul tekib nagu mingi konkreetne siht nagu. Ta ei ole eesmärk, ta on lihtsalt nagu selgus. Et vot see oleks minu standard elamiseks, vaata. Ja ma alustasin 1000 krooniga, siis ma liikusin kroonides kuni 2011 siis sinnamaani. Siis pikalt on mul olnud tegelikult 5000 see summa ja see on nagu nii ja naa mul käes. Ehk see summa tõuseb ainult siis, kui see on käes. See ei ole nii, et ma hommikul otsustan, et nüüd ma tahan kõrgemat standardit, ma panen 3 tonni asemel 6 tonni, vaid see tõuseb siis, kui see on käes. Mina saan võtta 10, sellepärast 5 on käes. Nibin-nabin, mõni kuu ei ole, mõni kuu on 10-15 000, aga mul on ka, ma mõtlen ettevõtte kontekstis ja sellest me räägime mingi tund rohkem see finantsilise poole pealt. Targo, mis sinu summa on? Siuke mõnus elamises. Ma tahaks öelda selle sama 10, sest mu kogemus ütlebki täpselt seda, et koos sissetulekute kasvuga siis kas sa tahad või mitte, see elustandard muutub ja mu kogemus ütleb, et see muutub sellepärast, et su aju näeb siis neid võimalusi võib-olla paremini, et siis tekivad vabadused uutest kohtadest ka. Ja täpselt, see ongi. Aga tihti, mis inimesed jälle nagu teevad selle summaga on see, et nad tõstavad seda summat saavutamata seda eelmist taset. Vaata, et kui teie alustate seda teekonda, ma oleks eriti uhke koolitajana, kui aasta pärast te mõtlete endale uue summa, sellepärast, et see vana summa on käes. Parem. Aga et te tõstate seda otsust enda sees sellest lähtuvalt, et teil on esimene summa olemas, on ju, kellel mis on. Ja see iga summa on okei. Ma ütlen, et ma alustasin 1000 krooniga tollel hetkel. Ja kõik on saavutatav. Aga nüüd võtamegi matemaatiliselt vaata. Nii. Lapsele hambaarsti aeg, vaata, hambaarsti kliinikust helistati kohe kell 3 on aeg. Nii, aga nüüd puhas matemaatika. See 3000, 1000, 2000, 10 000, lahuta ära turvabaasi summa 350, 400. 650. Ja 1650 siis Kaimari näitel ja siis 6500 on Targo näitel. On vaja siis luua säraprojektist ja sisemisest geeniusest. Ehk siis 75% tulevikus võiks olla võimalik tulla sealt kaudu. Ja see vastab nagu sellele, et sa ei saa endale töökohta luua sisuliselt ainult ettevõtluse kaudu. Sa tegeled selle sotsiaalse kuuluvusvajaduse, tunnustuse, eneseteostuse vajadusega 75% oma ajast. Sealt tuleb ka 75% sinu tulust. Aga need on tihti need suunad, kus inimesed ei ole vaatanud, et okei, nii palju raha võiks tulla sealt vanavara puhul, et sa teed seda hoopis teisel põhjusel, vaata, et sa teed sellepärast, et sulle meeldib. Et seal ei ole nagu seda, et ma teen seda sellepärast. Ja minu soov on teile siuke iseseisev töö järgmiseks korraks minu poolt on luua enda sees võimalus, kuidas raha tuleks läbi säraprojektide ja sisemise geeniuse. Ma kohe selgitan, mis on sisemine geeniuse suund ka. Ehk siis kuidas see raha, mis eristab seda unistuse tasemet ja sellest baasellu jäämise taset, see summa ja selle ajaga, mis meil on. Me võime ajutiselt alati, kui meil on uued asjad, siis me oleme valmis rohkem tööd tegema ja nii edasi, aga matemaatiline. Ma nimetan seda rahavalemiks. Rahavalem on lihtne. Aeg korda tegevus korda võimendi.
ja võimendi all ma mõtlen siis IT-võimendust, meeskonnavõimendust, laenuvõimendust. Ehk siis, kui sa ostad mingid seadmed juurde, siis noh, ehk siis tavaliselt need on need võimendid, ehk siis tänapäeval on IT-võimendus ehk siis AI on ju. Meil on meeskonnavõimendus, et ma võtan tiimi inimesed, siis minu aeg ja tegevus saab korrutatud nende loodetavasti, kui on hea tiim ja siis on raha täpselt samamoodi. Seega, see on rahavanem, et teatud aja hulgas teatud tegevusi tehes ise otsustad, kas sa praegu paned järgmisse nädalasse ka võimendi sisse või mitte. Ehk siis, et sa võid ilma võimendita teha, et neid võimendeid ei ole valemis, rahavalemis, esialgses rahavalemis, hiljem nad tekivad. Lood rahavalemi, sa saad ise otsustada, mul ei ole ette antud blanketti, sellepärast et ma siiralt usun, et kõik inimesed mõtlevad erinevalt. Mina võin näidata enda blanketti. Mul on rahavoogude Excel loomulikult. Mul oleks naljakas, kui mul ei oleks Excelit selle kohta. Olen teinud ka, vaatan, kas see on see. Ja olen teinud ka tegelikult mindmapina, ehk siis, et joonistanud visuaalselt endale ette. Te võite lihtsalt kirjutada, et valige ise see formaat, kuidas teile meeldib, teie ajule meeldib asju läbi mõtelda. Mina lihtsalt mõtlen Exceli formaadis raamatupidajana lihtsalt. Ja see on hästi lihtne. Siin on 2024 tehtud, on ju, mängitud läbi. 2024 ma otsustasin, minu eesmärk on aastas 1 miljoni käive ja siis selleks, et mitte käia ringi ütelda, et mu eesmärk on 1 miljoni käive, ma tegin Exceli, kus ma lõin ära, et kuu käive on 100 000 ja nende tegevustega, mida ma juba teen, kasutades rahavalemit. Ehk siis, et see annab sellele, et see ei ole meie unistuste summa, me loome sinna taha oma ärimudelis tegevused selle ajamahuga, et see on tegelikult, meie peas tekib see, see on tehtav. See on sisuliselt võimalik minu jaoks, see on sisuliselt tehtav. Ehk siis, et sa panedki erinevad mõtted, mis sul on, minul on täiesti erinevad, mõnes mõttes suunad, keskus, mentorlused, töötukassa koolitused, raamatupidamise teenus, teadliku ettevõtluse akadeemia teemad, et ma olen mänginud siin 40 000 piirini välja. Minu aeg on siin, et see on sihuke, ei ole valmis mängitud tabel, ütleme nii, et mul jäi pooleli. Aega on liiga palju, minu aega on liiga palju kulutatud, ma 266 tundi nädalas, kuus ei ole valmis tööd tegema, et sa panedki siia iga tegevuse juurde umbes, palju see võiks olla see teenuse hind, sihuke kerge finantsprognoos. Palju võiks olla maht, palju mu aega läheks ja palju on siis tulek. Et seal on need rahavalemi, need komponendid on olemas. Sa umbes mõtled, et okei, ma olen valmis seda, võtame selle lauamängu, on ju. Ma olen valmis seda lauamängu või siis vanavara mingit asja, nagu vanavara erinevad asjad jagunevad Hiina järgi kategooriatesse, on ju. Pisikesed odavad asjad, mille vahelt sa teenid, on suuremad rahaliselt. Et sa grupeerid ära selle vanavara suuna, näiteks sinul ka need üks-ühe konsultatsioonid, töötoad, veebikursus, mida iganes, et sa grupeerid ära seal sees ka need tegevused ja proovid leida, palju sul kulub selle tegevuse jaoks aega ja mis teenuse maht võiks olla ühes kuus. Me räägime ühest kuus. Ja, aga mul on suhteliselt raske seda võtta, kui mul on tegelikult objektipõhised. Ja, see umbes võtad ajaliselt, et palju keskmiselt ühele objektile läheb ja arvestad, et see piirang on, et 1 kuu. Et töötukassa koolitused on ka 3 kuud. Ehk siis ma vaatan, jagan selle summa, mis ma 3 kuu pealt saan 3-ks, et siis ma saan 1 kuu osa. Mis sul objekt, mis kestab näiteks, palju sul üks objekt ajaliselt kestab? No ütleme niimoodi, auaplatside puhul on kuskil 8 tundi. No, aga siis ongi, jah. Aga suuremad on jällegi, et selline 12-13 tundi. Jah, et sa jaotadki ära, et sa võidki kerge, lihtne auaplats, keerulisem auaplats, mingite elementidega, et natukene sõnastada enda jaoks, et mis muudab sinu jaoks selle tegevuse aja mahukamaks, et see tunnus juurde panna.
et mis muudab selle teenuse ajamahukaks, et mõtelda läbi ja proovida see nagu vahe siia. Te võite ka see turvabaasi kindlasti panna, noh, raamatupidamine on minu turvabaas ja jälgige, et kuidas selle ajaga see summa tuleb teile sisse, mis me ellujäämiseks seletasime, on ju, see 400, 350 ja 3500 ja selle ajaga ja siis ülejäänud proovige leida, et kas tuleb ja see ei pea olema midagi sellist, mis täna on kättesaadav. See võib olla julgelt, et ma 6 kuu pärast oleks valmis, 6 kuu pärast näiteks. Ma lubaks maksimum 6 kuud seda, et jah, ma võiks seda teha, 6 kuu pärast oleks see mul olemas. Et mingid sellised tegevused, mis sa oled 6 kuu pärast maksimaalselt valmis pakkuma. Ja lihtsalt siin ei ole õiget ega valet, et ma ei vaata järgmine kord läbi neid tabeleid, ütle, et sa oled valesti teinud. Aga ma tahan, et teil tekiks see mõtlemine, vaata, kuidas see rahavalem teie ärimudelis võiks töötada. Ise otsustad, kuidas ja mis kujul, aga mul peab olema info. Õigemini, sa pead nagu järgmisel korral saama aru, et okei, see unistuste summa sissetulek, igakuine sissetulek, selle ajatundidega tuleb mul nendest tegevustest. Mul on vaja ainult seda infot. Mis tegevustest ja kui tore oleks, kui oleks teenuse mahud juures ja hind, noh, mingid arvulised näitajad, mida täpsem see arvuliselt on, seda reaalsem see asi on. Ehk siis, et aga kui piisab täiesti, kui sa ütled, et nii, see 3000 oli sul või 3500? Jah, 3000 tuleb mul nendest tegevustest ja ma saan 80 tundi kuus töötada, tehes seda, pakkudes seda selle hinnaga, nii palju kliente ühes kuus. Ja sina proovi praegu vaata endale ka siuke nagu mõnus tööriist, millega sa tõstad seda, kui kliente oleks argumendi selle kuskile nagu elutervesse kohta. Ehk siis, et mängi sellega, kliente oleks, siis kui kliente oleks lõpmatus hulk, me jõuame kliendi peatükis selle osa ka, et ärge muretsege, klientidel tekib. Eriti kui te säraprojektidega hakkate tegema, teie enda elevus tekitab klientis elevust ja ta tahab teie käest osta. Ehk siis, kui ma räägiksin ettevõtlusest tuimalt siin terve 2 tundi, siis keegi teine ei soovitaks, ta ütles, jah, töötukasse suunas tore oli, aga enamus meie juurde jõuab ikkagi läbi soovituste, seega keegi on saanud selle ettevõtluse on äge pisiku minu käest ja see on see minu elevus selles suunas. Ja kui me liigume tagasi sellele Maslow vajaduste hierarhiale, mis tähendab siis sisemist geeniust. Ehk siis, et säraprojekt tutvustab sind sisemise geeniuse suunale. Ma julgen väita, et tegelikult ei tea, mis teie ärimudelis sisemine geenius on. Sellepärast, et sisemine geenius avaldub, ehk siis päriselt see eneseteostuse suund avaldub aastatega. Mina ei teadnud, et ma olen ettevõtluse fänn, ausõna. Mirjam ütles, ei tegelikult oli, mul tuli järsku tunne, et ma teen koolituse, sest ma nägin, et kuidas ma tahan teha ja miks ei tööta teiste puhul, et siis mul oli selge nägemus, et ma tahtsin, et kõik mu grupis tunneksid, et ettevõtlus võib olla mõnus ja lihtne ja ükskõik, mis idee inimesel on, ta julgeb öelda, et ma teen selle ära, vaata, et tal tekib see nagu sisemine enesekindlus. Et ma tahtsin selliseid ettevõtluskoolitusi luua, et mitte, et koolitaja ütleb, et sul on nõme idee ja see ei tööta. Noh, mina sain sellise ettevõtluskoolituse kunagi aastaid tagasi. Ehk siis, et ma teadsin, mida ma tahan teistmoodi teha, aga ma ei teadnud, et ettevõtlus ja teadlik ettevõtlus kontseptsioonina ja sellised tööriistad, nagu ma täna ühte teile tutvustasin, tulevad minuni. Tulid minu kaudu, minust läbi ja see tuleb aastatega. Ehk siis see eneseteostus, millest sa hakkad ennast teostama, saan küsida sinu käest alles 5 aasta pärast. Ehk siis, aga säraprojekt ehk siis sinu enda elevus ja sära annavad selle suuna kätte. Sest millegipärast need Targo mõistes need lauamängud on
hingelähedased ja Kaimarile see vanavara ja sulle need saatuse kooditajad täiesti erinevad kõik ained. millegipärast see on oluline sulle. Ja seda täpselt samamoodi, kui oli oluline varasemalt teha need töökogemused, mis CV-s kirjas on see hobi või kirg ka oluline ressursiks ettevõtluses kasutada. Et mingipärast see tekitab sulle elevust, et seal on tegelikult vaja raha tegema panna see elevus, aga elutervelt. Seega see sisemine geeniuse suund avaldub teile, et ta on säraprojektiga koos ja ta võiks moodustada teie ärimudelis teenuse disainis tegelikult 75% ja niisugust tuleviku perspektiivi. Ehk siis, et kui te olete alustavad ettevõtjad praegu siin koolituse kontekstis, siis see võiks olla niisugune 6 kuu tuleviku perspektiiv, kus te tahaksite 6 kuu pärast olla, et sealt ma planeerin juba, mõtlen, et need tegevused võiksid tuua mulle selle raha sisse. Nii, küsimusi selle iseseisva kodutöö, iseseisva töö suhtes. Mida öelda kodutöö seas nagu koolis? Iseseisva töö suhtes. Mina olen koolis. Jah, sina oled koolis. Mina olen koolis. Saite aru ülesandest? Ja viimane dimensioon, millega te saate ka mängida, milleni me täna veel otseselt ei jõudnud, vaatame, kas me järgmisel korral jõuame selle nagu sisuni, et ma selgitan teile lahti, on siis, enne lahti ju, nii, on siis selline asi nagu rahatelg. See on eraldi nagu teema, ma korraks tutvustan, et te võite vaadata rahatelg. Ehk siis, et üks asi, mis eristab ettevõtjat töötajast, on see, et meie palgapäev võib iga päev olla. See on nagu jälle, tundub täiesti loogiline, aga närvisüsteemi või stressi jaoks mõnus. Et see automaatselt tekitab turvatunne, kui sul tuleb pling-pling, raha tuli kontole. Ehk siis, et ettevõtjana, mida tihedamini raha tuleb sinu kontole, seda mõnusamat, seda madalam stressitase sul on. Ma ei räägi, et iga päev peaks tonne su kontole tulema. Võib. Aga seal võiks olla rahatelg, võiks olla tihe, ehk siis läbi mõeldud. Ja siin on ka joonis on näha rahatelje nagu osa, et sa võid mängida, mis oleks need teenused, tooted minu turvabaasis, säraprojektis ja sisemises geeniuses. Teenused, tooted, mis tooks mulle igapäevaselt raha sisse. Lihtsalt mõtled, siin on nagu tavaliselt on 3 kastikest, siin üleval on turvabaas, säraprojekt, sisemine geenius. Et mis on see igapäevaselt sissetulekut toov raha? Minul keskuse puhul ruumirendid. Ma reaalselt te ei kujuta ette, kui hea tunne on hommikul tulla tööle kontorisse. Mul on ühes kohas rahakarp, võtta sealt jälle 20 €, sest eelmisel päeval õhtul on ruumi kasutatud. Lihtsalt panna oma rahakotti. Iga hommiku niimoodi minna sinna karbikese ja võtta raha. Väga mõnus. Seal ei ole suured summad. Mõnikord on nädalavahetusel esmaspäeval tuled, siis on 100 €, mõni nädalavahetus ei ole üldse. Aga see on nagu sihuke ja mind ei pea majas olema, asi toimib, et kui nagu see on igapäevane tuluallikas, mis koheselt mul tekitab, elu on ilus. Eks mis see vajab nuputamist natukene, mis see igapäevane on? See võiks olla nagu passiivne tulu, eks ole, ütleme. Ideaalis, aga ta võib ka olla mingi selline asi, et põhimõtteliselt on võimalik inimesel iga päev sinu käest seda teenust saada, kui ta tahab, ta ei pea ostma seda iga päev. Aga siis see võib olla ka näiteks internetis üleval alla. Jah, täpselt. Ja siis järgmine rahatelje asend on siis iganädalane, et iga nädal tuleb mingi summa sisse. Siis on igakuine, kvartaalne ja pool aasta. Ehk siis, et see on ehitussektoris on need objektide mõistes nagu, et suur projekt, mis kestab nagu aastaid tegelikult, pool aasta versus aastaid. Ehk siis, et mingid objektid on ikkagi aastaid kestavad. Et eriti tore siin tekib tegelikult, seda nimetatakse õnneliku ettevõtja bingoks tööriistana. Siin tekib 15 erinevat teenust ja toodet, raha tuleb erinevate tempodega sisse erinevatel tegevustel. Ja selle ülesanne ei ole teil nagu
et mul on nii palju asju, mida ma pean tegema, noh, ärimudeli kontekstis, vaid avada seda korraks, seda enne kui me lähme äriplaani hästi kitsaks, vaata. et noh, kirjutatagi äriplaani ikkagi ühele tegevussuunale, mitte nendele kõigile 15 kastile. lihtsalt avada seda, et kui palju tegelikult on võimalik ja on ruumi luua teil ettevõtjana. Ja enamus ettevõtjad tegutsevad täiesti teises valdkonnas, millega nad alustasid. Või nad on muutnud selle esialgse teenuse hoopis teistsuguseks. Sest et ettevõtlus on see, mis praktikas kasvab, muutub koos sinuga. Sa jooksvalt vaatad, mis läheb käima, mis ei lähe, sa muudad. Edukad ettevõtjad on valmis muutma oma esialgset nägemust, mitte nad ei jonni nagu väiksed lapsed, et nii. Mina tahtsin, et nii oleks ja klient ei soovi seda, siis ma ikka tahan. Ja siis sa istudki seal üksi ilma klientideta. Aga kui sa oled valmis kohanema nagu kliendiga dialoogi astuma selle koha pealt, et kliendile mitte vastu tulema, vaid dialoogi astuma, mõistma, mida tema küsib päriselt, mida tema vajab, siis ei saa minna valesti nagu. Noh. Nii. Et see on ka nagu sihuke nagu tööriist on siis õnneliku ettevõtja bingo, kus on 15 kastikest. Kui sa tahad, tuleb tunne, tee ära. Ei ole nagu surve. Kõik need iseseisvad tööd on sinu enda jaoks, et sul tekiks nagu see wow. Ja minul nagu need koolitusel osalejad on öelnud, et see tööriist tekitab neil selle enesekindluse, et kui üks idee ei lähe käima, siis mul on 14 ideed veel. Ja neil tekivad mingid uued mõtted just sellest rahateljest lähtuvalt. Okei, ma võiks niimoodi hoopis niimoodi teha ka. Et ma teen ühe asja peal ettevõtte ära, aga ikkagi selle kõrvalt ma tegelen igapäevaselt ka muude asjadega. Aga see annabki mulle just selle talvise puhti. Jah, täpselt. Et panna need kastikeste asjadesse ära, et siis sealt edasi me saame nagu järgmine kord Mirjamiga liiguta sinna nagu teenuse peatükki nagu rohkem sisse, et mis need teenused on, mida te äriplaani panete, et kõike neid 15 asja ei pea. Aga, ja tihti on see, et ma soovitan teile äriplaani jätta, on see, mis teile kuna me ei kirjuta kellegi teisele praegu, vaata, te kirjutate iseendale äriplaani. Ehk siis, et äriplaani kirjutamiseks valige see suund, mis teile endale oleks põnev teada saada, kuidas seda nagu ärina käima saada. Et mitte see, mida sa tead juba, seepärast, et see oleks lihtne. Evatisse tavaliselt läksid need asjad, mida inimesed teadsid, need äriplaanid olid väga ilusti kirjas, seepärast, et nad olid valdkonna spetsialistid. Nad oskasid kõike sinna kirjutada, aga valikegi äriplaani see idee, mis sul oleks endal nagu, okei, ma tahaks läbi mõelda päriselt sisuliselt, kuidas seda nagu ärina käima saada ja toimima. Nii. Aga hakkame vaikselt tänaseks lõpetama. Ma tahtsin korra küsida, et kas sa jagad sulle seda rahatelgede faili ka? Ja. Sa võid ka seal vaata, meilis on see Teakadeemia platvorm. Sa millegipärast ei ole veel taotlust saatnud, vaata viimases meilis ma saatsin, oli see link, et liitu Teakadeemia platvormiga. Ahah, jah, seda ma ei teinud. Ja liitu sealt ära ja siis materjalide all, siis sa saad varsti sellesse ligipääsu, vaata, me olemegi siin ruumis, Space'is me oleme laivis, sellepärast et me oleme Zoomis, siis siia alla hakkavad tulema teile salvestused. Nii. Siia alla hakkavad kohe vaata. Panin raamatupidamise salvestuse siia ära. On ju? Et siia tegelikult hakkavad tulema need salvestused teile. Siin on vanad materjalid ka, las nad praegu veel olla, sest et osad vaata kirjutavad veel Evatit, et kui te tahate vaadata, aga teil ei ole vaja neid vaadata siin. Ma tõstan natukene ümber, aga siin kodutööd, boonusmaterjalid on see teadlik ärimudel sees. Et see, ma panen tavaliselt siis peale õppepäeva, ma kirjutan teile, kas täna oleneb, kuna Zoomis salvestused valmis saavad failina, on ju. Ja kas mul on nagu, täna mul on pärast rahulik, aga või siis äärmisel juhul järgmisel päeval, et 24 tunni jooksul üritan teile saata sellise kirja, et iga õppepäeva järel tuleb teile kiri,
kus on siis link salvestusele. Salvestused on niimoodi sinna lisatud, et on see videofail pluss siis all on AI poolt tehtud kokkuvõte. Seal ei ole nagu üldtõde, kõik tõde, aga ta annab nagu, ma ei hakka rohkem sinna nagu majandama täpsemaks, et ta annab piisavalt ülevaate, et te saate vaadata üle mingid kohad, kus te tahate. Ja seal kirjas on ka siis lisandmaterjalide lingid ja need kõik on siin Teakadeemia platvormi lingid, et teil on lihtsalt hea siis teil on meilis olemas. Sellel õppepäeval tegime neid, salvestused on seal, kui te hiljem tahate kunagi tutvuda ja lisamaterjalid on siis siin, et nad on kõik ühes meilis olemas. Ja seal meilis olev link suunab siis Teakadeemiasse ja nii ongi. Ja tavaliselt on siis all lõik, et kohtume nädala pärast, saab tulla kas kohale või Zoomi, mida iganes. Et selles suhtes, et sellised kirjad te saate iga nädala kohta. Ja panen ka pealkirja märksõnaks Töötukassa, siis teil on hea lihtne aastate pärast oma mailboxist otsida neid. Kui tekib nii hull huvi uuesti õppida kõike seda, mida ma rääkisin. Jah, et siis ma panen ka selle teadlik ärimudel selle all. See Maslow vajaduste hierarhia osa ja need valemid, mis ma praegu jagasin, tunnistan ausalt, ma esimest korda jagasin sellisel väga selgel kujul teile. Nii et seda peate salvestusest vaatama järgi, mis ma palusin teha. Ja see kodutöö indikaatori tabeli tegemine, see on ka kindlasti mul eraldi õppevideona olemas. Et selle ma lisan ka siia, et mul on õppevideo selle jaoks olemas, ma tean. Ühesõnaga, kõik tuleb meili, on lühike vastus. Nii. Mis on see üks asi, see on mu lemmikküsimus ja arvestage, et ma iga kord küsin, see on minu enda jaoks oluline, et ma tahan näha, mis on tänases nii-öelda see oluline teie jaoks, et siis ma tean ka vaadata, kas see fookus läks samasse kohta, kuhu mina arvasin, et võiks fookus minna koolitajana. Ehk siis, mis on see üks asi, mida sa praegu minuga siin sellest nagu loengu osast enda jaoks kaasa võtad olulist ettevõtjana? Võib-olla selle, et kuidas hinnata ettevõtjal enda aega rohkem, et teha vähem tööd, aga samas nii-öelda oma vajaduspõhise summa ikkagi ära teeniks. Jah, sest see tuli jah nii hästi sinu puhul välja, nagu et see selgus ja see rahustab sind kui ettevõtjat ka pärast tulevikus, et kas ja mida veel teha, ja sa tead, et kui ma tean oma baasvajadust, siis ma teen need baasasjad enne ära, ma vaatan, et need oleks tehtud ja edasi mul on lust ja lillepidu. Sisuliselt mu vajadused ei ole suured ja ma võin rahumeelni võtta puhkust või vabast päevasid või teha täiesti midagi muud, katsetada, mängida. See ongi minu jaoks see jätkusuutlik ettevõtluse kui eluviisi nautimine. Ma võin iga päev, mulle tuleb vetsus kõige paremad ideed ja saunas. Ma võin iga päev ütelda, mu mees on küll harjunud selles, aga ütleb, et kuule, ma küsin homme uuesti seesama idee peale, mis sa praegu siin niimoodi räägid. ja mingid ideed ma lähen katsetan, seepärast, et mul on see vundament linna jaoks olemas. Ma saan katsetada, kui see failib, siis midagi kuskil katki ei lähe, ma ei ole oma nagu täpselt samamoodi see ettevõtlusinglid asjad on ju, et midagi katki ei lähe, aga mul on lõbus. Ja see on lihtsalt see isiksusest tulenev veidi iserasus ka. Nii, väga hea, aitäh, Kaimar. Nii. Kumb teist enne? Et ja selles mõttes seesama baasteenuse jutt. Ma mõtlesin selle peale, et kui sa nagu oled ettevõtlusjuht ja kui sa räägitad, et oh my god, sa tahad tõepoolest oma päris tööettevõtluse vastu vaadata, sa ei tea, mis sa teed. Sa hakkad ööpäeva lihtsalt tegema ja nii edasi on ju. Et siis, ja samas kui ma kuulen sind ja siin neid kõik asju, siis ma tegelikult elan seda elu. Selles mõttes, et ma naudin vahepeal ja ma püüan neid süütundeid eemale ära lükata, et ma teengi osa aja ära ja siis ma puhkangi või mida iganes ma siis muud teen, et
ja sama tunne, et ma ei pea mingit süütunnet tundma, eks ole. Ja, aga see võtab aega, ega ma ka vahepeal tunnen, et eriti kui on mingid meilid vastamata, kuigi mina tean, et mul on nagu chill aga vahepeal sa mõtled, et äkki ikkagi peaks tublim tüdruk olema, onju, ehk siis, et see tubli tüdruku sündroom läheb ikkagi sisse. aga see ka, et mulle meeldib ütelda, et ma olen 24/7 ettevõtja, aga ma ei pea tööd tegema 24/7. noh, ettevõtlus ongi elustiil, mida ma olen otsustanud valida. ja see rahastab kõiki minu erinevaid elu aspekte, ehk siis, et noh, ongi, et kui ma läksin tippsporti powerlifterina praegu onju, ehk siis, et loomulikult powerliftingu kõik asjad on rahastatud minu ettevõtluse poolt. loomulikult ma ostan kõige ägedamaid varustusi kõige põnevamaid lisavidinaid, mis on võimalik saada. loomulikult ma võtan personaaltreeneri ja kõik need asjad, ehk siis, et see võimaldab mul tegelikult suunata raha sinna, kuhu mina inimesena tahan kasvada. et mulle meeldib mõelda seda ettevõtlusest, aga ma ei saa seda teha, kui mul ei ole turvabaasi, kui mul ei oleks seda, et mul igapäevaselt ikkagi raha tiksub sisse, siis ma ei räägiks teile siin niimoodi, onju. see ongi suur erinevus, et mul ei ole õhus see loss, ma ikkagi teen igapäevaselt tööd selle nimel, et see vundament oleks, mis kannaks neid kõiki e-poe shopping uid välja et mitte ei osta asju lihtsalt, et kunagi hiljem tekib äkki kunagi mõni klient, kes maksab selle kinni. Ja, mul on olnud nagu just nimelt, nagu ma vahepeal ütlesin ka vastupidine kogemus, et see sära või see lisa on tekitanud mulle juurde. Ja samas ma saan aru, et halloo, kui minu päris töö ei too mulle sellist tulu sisse, nagu ma tegelikult tahan ja see ei pane mu ilma niimoodi särama, et mul ei oleks nii palju stressi, et siis on ju midagi valesti. Tasakaal. Ma nimetangi turvabaasi tuleb doseerida õiges koguses. Nii, Targo, mis sina võtad enda jaoks kaasa? Aitäh, Ene. Teagi võib-olla lihtsalt, et korra nagu eelkõige ära kaardistada siis need teenused, mida ma täna juba suudaksin pakkuda. Ja siis võib-olla mõelda ka läbi, et mis nende realistlik hinnastus võiks olla. Ja siis teine asi, kuidas oma teenuseid pakkuda nii, et ma ei peaks ise aktiivselt kogu aeg juures olema ja kuidas need algused disainida. Ja. Aga ma iseenesest nagu hullult nagu järgmisel korral uuriks sinu käest rohkem ka seda lauamängude suunda ja seda, et jah, sina praegu seda nagu ma ärina otseselt ei näe, on ju. Ehk siis, aga tavaliselt inimestel ei teki huvid ja hobid tühja koha pealt. Et siis ole valmis selleks. Ma selles mõttes, et arvutimängudest ja lauamängudest võin alati rääkida. See ei ole probleem. Ja, et selles suhtes, et see on nagu, ma ei usu, et seal on mingi, vaata, meil on kahte sorti ettevõtjad, ühed, kes lähevad ühte valdkonda sisse ja nad leiavad need sisemised geeniused, säraprojektid sellest valdkonna seest, on ju. Ma võin raamatupidamise valdkonnas ka leida kõik need asjad, on ju. Aga kuna mina oma olemuselt olen multipassionate ehk siis, et mulle meeldivad erinevad asjad, siis see on minu jaoks väsitav. Ehk siis, et ma hea meelega lülitan erinevaid osasid ehk siis oma hobisid, huvisid sinna sisse oma ärimudelisse. Et praegu näiteks, et powerlifteri omad võtsid minuga ühendust, et nad tahtsid, et ma tuleks neile koolitust teha. Ja mul oli nii hea ütelda, et teate, et mul on kehakultuuri bakalaurus tegelikult, et ma võin treenerite tulla ja rääkida ettevõtlusest ka ja raamatupidamisest. Ja see tuli läbi minu huvi ja ma ei oleks kunagi arvanud, et see hobi hakkab mõnes mõttes raha sisse tooma, on ju. Et turunduselement on ta niikuinii. Et see on hästi nagu põnev vaadata, et kuidas see asi, mida sina oled võtnud hobina, ja tegelikult pärast võib tuua sulle ärisse sissetuleku. Ja raamatupidamine alguses mu hobi. Kuna lihtsalt enda fun'iks tegin lõpuks. Et see on hästi nagu sihuke põnev vaadata neid ühisosasid leida. Okei, aga näeme siis järgmine teisipäev. Ja alati ongi valik, kas tulla kohale või mitte.
Loodan, et järgmine teisipäev on soojem siin ruumis. Kevadilm on nagu sihuke, et vahepeal on siin päike kütab hullult palavaks ja siis on vahepeal on väga jahe. Et aga tavaliselt on jah nii ja naa. Ja Mirjamiga siis lähed hommikul edasi, lõuna ajal on vaba ja siis kella 1 tuleb minna. Küsimusi ei ole. Tšau, Paka. Ei ole.